ja tänane teema on, kuidas kuulata paremini. Esimese Timoteuse 4. peatükk 7-8 salm ütleb järgmist. Aga labased kõned ja vananaiste jutud lükka tagasi. Harjuta end Jumala kartuses, sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga Jumala kartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus. Väike kirjakoha lahtimõtestamine. Meie prioriteet peaks olema Jumala sõnal, mitte inimeste öeldul, näiteks kuulujuttudel. Peaksime läbi katsuma ja filtreerima inimeste öeldu ja ka selle, mida nad ütlevad Jumala kohta. Samuti on oluline pöörata suuremat tähelepanu sellele, mis on igavene. Näiteks treeningud jõusaalis on kasulikud, aga distsiplineeritud elu Jumalas palju rohkem. See vormib sind nii tänapäevaks kui ka igaveseks eluks. Nii nagu trenni tegemine tagab suurema jõu ja osavuse, saab sama teha ka vaimses maailmas, mis on igavene. Kasv tulebki õige pingutuse ja toitumisega, siinkohal siis vaimuliku toidu ja distsipliiniga. Jumala kartlikule inimesele meeldivad Jumala käsud, ta austab ja allub neile, ta on armuline ja õiglane. Tema süda on kindel, sest ta loodab issanda peale. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele. See on psalmides 112 kirjas. Jumala kartlikkus on kasulik kõigeks ja kindlasti Jumala paremaks kuulamiseks. Jumala kartlik inimene peaks püüdlema distsipliini poole regulaarses piibli lugemises, tänulikkuses, palvetamises, annetamises ja andmises ning teenimises. Päris palju mõtteid, aga see on tehtav. Toon ka näite teile. Mõnedele inimestele meeldib rutiin ja teistele pigem vabadus sellest. Mulle meeldib küll hommikuti magada, aga samas ma nautisin aegu, kui ärkasin hommikul enne tööle minekut üles ja kodu oli täiesti vaikne. Keetsin endale putru ja avasin piibli. Isegi kui ma ei suutnud põhjalikult salme analüüsida, oli see nii värskendav ja täitev nagu füüsiline toit. Ma tundsin, et alustasin oma päeva õige prioriteediga ja kutsusin ka Jumala olema osa sellest. Seega, kõigepealt võtsin aega vaikuses, et lugeda Jumala sõna. Siis aga jalutasin tööle umbes 20 minutit. Ja selle aja jooksul sain palvetada eeloleva päeva eest, inimeste eest, kellega kokku puutun, ja võimaluste eest, kuidas saaksin kellelegi valguseks või õnnistuseks olla päeva jooksul. Leian, et tihti toome vabandusi, miks ei ole aega palvetada või piiblit lugeda, kuigi saaksime tegevusi ka omavahel ühendada. Saaksime ju palvetada, kui paneme last magama, kui peame ta voodi kõrval olema, et ta magama jääb, ja saame piiblit lugeda bussis olles või kuulata audioversiooni piiblist autoga sõites või trenni tehes. Võimalusi on. Minu väljakutse sulle on, et sa kuulaksid, millist vaimulikku distsipliini peaksid oma ellu juurutama, mis toodaksid vaimuvilju ja õnnistusi ja et sa teeksid sellest ka harjumuse. Kallis Jumal, me täname sind, et sinu jaoks ei ole oluline see, mis on maailmas, vaid see, mis on ülal. Sa näed, et maailma asjade kõrval ei ole alati kerge panna sind esimeseks, kuigi see on meie südamesoov. Palun pane meie südamesse tugev igatsus püüelda Jumala kartlikkuse poole ja distsiplineerida end regulaarselt sinule aega pühendama, et võiksime sind paremini kuulata. Püha vaim, palun aita meil läbi katsuda inimeste räägitu ja kuulata, mida just sina meile öelda tahad. Oleme nii tänulikud, et ei pea sellest üksi läbi minema. Aitäh sulle. Jeesuse nimel palume seda kõike.